Mina olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad ja vaatad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Me räägime julgelt ja ausalt teemadest, mis kõnetavad mingil moel meid kõiki. Minu kaassaatejuht on kliiniline psühholoog Dagmar Ainso ja see taskuhääling sünnib koostöös Eesti naisega. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Tere, tere, tere! Meie oleme jälle tagasi, küsimused-vastused seekord ja hakkame vastama teie küsimustele, jagame teie mõtteid kahel teemal, emadus ja abi küsimine. Mulle meeldib, kuidas need teemad on nagu omavahel kokku saanud üldse nagu siin nendes küsimus-vastuses. Klapib täiega hästi. Tere Dagmar ka. Ja, tšau, mulle meeldib, kuidas ma just ütlen ka vahel, et sind kõrvalt kuulates lähed selliseks nagu uudiste ankruks. Tere, tere, tere! Siin me oleme taas! Ma tahaks kunagi lugeda, tõesti. Ma kilomeetri saates ütlesin, et ma tahaks televisiooni juhtida, aga võib-olla hoopis nagu uudiseid lugeda. Aga siis ma mõtlen kohe sellele, et aga mis siis, kui ma valesti loen ja nii edasi. Ei, ma ei taha uudist lugeda. Aga siin ma muutun vahepeal, jah. Ühesõnaga, emadus ja abi küsimine. Lähe. Võtame selle emaduse siis kõigepealt, nagu Dagmar ennem ütles, et väga hea ekspert hakkab rääkima praegu, aga ma arvan, sul on ikka ju mõtteid selles osas. Jah, ega raske on nii. Ma võtan kohe ütle, mis sul raske on. Ei, et väga raske on niimoodi, et ütleme, ega need lapsed ja emaduse teema nagu ju on kogu aeg. Suhteliselt keeruline on ühiskonnas eksisteerida niimoodi, et ei puuduta. Ja ma võtan esimese kohe. Julgus valida, mitte lapsi saada. Mis esimene? See ei ole esimene. No ma võtan esimese nagu, ma saan aru, et sa ei ole siin pannud. Dagmar valmistas täna meil ette selle lehe. Aga julgus valida, mitte lapsi saada. Ega me ei peagi seda kommenteerima. See ei ole küsimus, aga mulle meeldib, et see inimene kirjutas selle, et küsimus oligi, et emaduse kohta, aga see on ka valik, mitte lapsi saada. Ja üldse minu meelest mul kohe siin saate alguses ma mõtlesin kohe Merilin Mandeli peale, kes on lapsed, need konto teeb lahedat asja ja minu meelest on väga kihvt, et tema ju ikkagi räägib palju laste teemadel, emaduse teemadel, olles ise teadlikult lastevaba, kui ma ei eksi, vähemalt nii, et on seda avalikult välja öelnud, et mis on ju ka tore nagu. Ja see, mulle meeldib see, et meil on see ma ei tea, siis ruum või vabadus või teadlikkus tekkinud üldse küsida enda käest, kas ma tahan või ei taha. Mulle tundub, et see on olnud ikkagi päris pikalt see laste saamine, selline by default nagu loogiline ju, et nii elu ju käib. Et ja kui paljud üldse küsivad seda, et nagu okei, aga kas ma tegelikult tahan? Ja, mina olen näiteks kindla veendumuse juures, et mina rohkem ei taha. Aga tundes ennast, siis ikka sõnu süüa. Aga mul on see, et mul nagu vanus tiksub peale, ma lihtsalt ei ole kindel, et ma tahan olla magamata öödega ja kõik muu, mis sellega kaasneb, mis see muidugi kasutegur on nagu suurem emotsionaalselt kõik, kuidas elu muutub, aga ma olen selle juba tegelikult läbi kogenud 2 korda ja. Aga minul tekkis sellega küsimus, et see on väga okei, kui tehakse see otsus, et mitte lapsi saada, aga ma lugesin mingist artiklist, et umbes 50-ndates ikkagi tekib neil ka kahetsus, et sa saad aru, et elu liigub lõpupoole, saad aru, et sul lapsi ei ole, aga nüüd on hilja. Ja lihtsalt huvi pärast täiesti tahaks teada, et huvitav, mis see protsentuaalselt on. Sellel ei ole kindlasti vastust ja ma ei usu, et ka sina seda tead, aga mis see on, et need, kes siis otsustavad mitte saada, et kui paljudel neil 50-ndast mõtled, kurat, oleks nüüd ikka saada? Ja mina mõtlen selle peale kohe nii, et ma arvan, et väga palju loevad põhjused, miks me teeme selle otsuse näiteks mitte saada. Need põhjused võib-olla ju täiesti seinast seina. Et aga jah, et kas need põhjused on sellised nagu ajas püsivad või ajas muutuvad. Näiteks, et ma ei tea, et võt need unetutööd või see, et on raske beebiaeg või see on just kui muutuv faktor tõenäoliselt ja samal ajal võib-olla mingid teised asjad nagu ikkagi püsivad. Ja see, et mis ma selle
eluga siis justkui selle asemel teen. Ikka see sama vana küsimus, et mida ma mille vastu vahetan. Ja mõnikord ma arvan, et see vahetus võib olla väga-väga loogiline ja miks mitte. Yeah. Ja see emadus ju ka, jälle, et ma palju mõtlen selle peale, et meil on mingid sõnad, mida me kasutame nagu, ma ei tea, emadus ja armastus ja suhtes olemine ja abielu ja mingid tavalised igapäevasõnad, aga kui palju me küsime enda käest, et mis see sisu on ja kuidas see üks ja sama sõna võib tähendada sinu jaoks ühte ja minu jaoks midagi kapitaalselt teist, on ju. Ja emaduse puhul minu meelest sama asi, et see sisu seal, et mida kui ma mõtlen näiteks, et tahaks või ei tahaks saada emaks või emaks saamisest, et mida see nagu kannab endas või mis mul siis tuleb või mis asi see on nagu, et jah. Põnev. Milline on hea ema? See on küsimärgiga. Ma siis mulle meeldib need osad, et ma viskan lihtsalt Dagmarile küsimusi. Ja siis ma ulbin. Ma kohe, tead, mul tekkis isu natuke niimoodi provotseerida. Et kas sa oled hea ema? Ma olen väga hea ema. Miks? Miks ma olen hea ema? Sest ma olen hästi palju kohal oma lastega ja see on muutunud. Ja ma nüüd saan aru, et mulle meeldib see ema, kelleks ma olen kasvanud, et ma hästi palju tõesti olen kohal, ma räägin, see nii-öelda nagu, mida ma nimetan kvaliteetajaks, et mitte see, et me oleme seal kõik kolmekesi koos ja siis nemad on ekraanides. Ja ma tegelen mingite tõekspidamistega, harjumustega väga järjepidevalt, mida ma tahan, et nad kaasa võtaks ja mitte seda kogu aeg nagu rääkides, vaid tegutsedes, luues sellise elustiili, et nende jaoks on mingid asjad normaalsus, näiteks trenni tegemine, liikumine. See, et hommikuti ei ole ekraanis ennem kui ütleme puhkepäeval, et ennem kui me oleme hommikusöögi ära söönud, te olete mingid asjad ära teinud, jah, siis võime teha need ekraaniminutid, sellised basic asjad nii-öelda, aga mingid harjumused ma tahan neile nagu kaasa anda, et ma tean hästi teadlikult, ma ei tea, kuidas see mul nagu õnnestub lõpuks, on ju, aga jah, mul on mingi selline visioon visioon, mida ma tahan olla ja kuidas ma tahan olla, nagu on ka see igapäevaelus sees, mitte ainult see, et ma tahan olla hea ema, aga ma olen nagu mõtlenud jah enda jaoks välja, et mis see on, pakkuda neile kogemusi, ma käin nendega reisil, see on vahepeal mega nagu väsitav ka ikkagi 2 lapsega, siis nende nõudmised mingis võõras riigis, kus sulle ei ole sellise kujuga friikartuleid, nagu nemad söövad ja nii edasi, sellised väiksed asjad, aga see kogemus, mis me saame koos ja see elu nagu avastamine minu arust, et see kaalub selle kõik ülesse. Ja ma proovin neile luua ka selliseid väikseid, ma nimetan nagu väikesteks hetkedeks, aga mulle tundub, et nende jaoks võivad nad olla päris suured hetked. Näiteks, et üks õhtu oli megi kodus ja kell oli juba 9, mõtlesin, kuulge, teeme vahvleid. Mingi vaba õhtu oli. Ja siiamaani noorem räägib, mäletad, kui sa öösel tegid meile vahvleid. Või siis otsustasin magame all diivanil kõik, teeme nagu siukse väikse laagri sinna alla. Mega jälle väike asi, aga neile jääb meelde, et me tegime mingid siuksed ägedaid asju koos emaga. Ja lõpuks, mis me ju kaasa võtame, on see emotsioon, see tunne ja see on see, millega ma töötan, et kuidas nad ennast tunnevad nendel nädalatel, kui nad on minuga. Ja ma arvan, sealt juba lähevad kaasa mingid väärtushinnangud, ilma et sa peaks kogu aeg korrutama, mis need väärtushinnangud nii-öelda on, nagu, et ole tervislik, ole aus ja nii edasi. Ja me väga palju, ma ikkagi räägin nendega, see mulle väga meeldib. Vaata, kui sujuvalt siis lükkasin selle küsimuse sulle. Lükkasid, jah? Aga see on eks minu jaoks. Ja muidugi ma olen vaevelnud ka sellega, et aga kas see nädal ja ma peaks ikka laste jaoks kogu aeg olemas olema, mis haavad seal kaasa nad võtavad ja nii edasi. Aga siis ma olen kuidagi teinud ka rahu, et emadusi ongi väga erinevaid ja mõnele meeldibki olla 3 lapsega kodus üksi kogu aeg, ainult endal üldse aega mitte võtmata. Ja see on okei, kui sulle see toimib, sa tunned ennast naise, et me ei unustaks ka ära, et me oleme seal kõrval naised. Et mulle väga meeldib see mõte kuskilt Instagramist, et me oleme jah, emad esimest korda praegu elus, täpselt nii vanad on lapsed, aga samal ajal olen ma ka see naine esimest korda täpselt selles vanuses, et me ei tohi nagu seda ka ära unustada, et üks hetk on need lapsed suured, kodust ära läinud, siis avastad.
ma juba 50 ja mis ma siis nüüd tegin siin, jah? Jah, või sõber sellises vanuses esimest korda sellistele inimestele ja kõik need esimesed. Et see peab hoidma seda tasakaalus ja isegi kui on vahepeal see torge, et kas peaks kogu aeg olema, siis ma saan aru, et tegelikult minu jaoks need teised väärtushinnangud praegu kannavad nagu kannavad üle. Issa, ma jooksin tõesti kokku praegu. Kaaluvad üles, ma mõtlesin midagi valesti. Kaaluvad üles selle, et ma tahan olla oma lastele eeskujuks nii inimesena kui ka naisena, kuidas ja oma elustiililiselt nagu. Jah, siin oli palju asju, mis läbi käis, aga üks asi, mis ma aeg-ajalt ikkagi nagu mõtlen või inimestega olen arutanud, et võt seda, et milline peab olema ja neid standardeid ja ootusi, neid on nagu nii mega palju, on ju, et sa ei saa võita sellega, on ju, kui sa hakkad kuulama kõike seda, mida justkui peab ja mida võiks ja ühesõnaga, ei hakka üldse minema sinna. Aga võib-olla vahel rahustab see, et kui meile tuletada, et lapsed õpivad oluliselt suuremas mahus läbi vaatluse kui läbi sellele, mis me neile ütleme või nagu et võt just see, et ma võin sulle rääkida, et ole aus ja ole tervislik, aga samal ajal, kui ma ise seda ei näita ja ise näiteks oma elustiililt ei ole tervislik, siis ei jõua üldse kohale. Ehk siis me paratamatult me ei saa nagu lapse vanematena nendest teha nii-öelda midagi, mis me ise ei ole. Et me ikkagi väga-väga palju anname neile pahaimamatult kaasa seda, kes me ise oleme, mida me teeme, missugust elu me elame. Me võime mõelda, et nii, aga selles kasvatusõpikus öelda, et ma pean neid tundeid peegeldama ja selliseid lauseid ütlema ja siis ma lähen ja niimoodi mehaaniliselt püüan neid õigeid lauseid öelda nagu. Aga sellele lapseaiule on täiesti suva sellest lausest. Ta vaatab seda kõike, mis seal ümber on nagu. Ta vaatleb. Et vahel minu meelest, kui jookseb täiesti kokku, siis lihtsalt see mantra endale, et ole lihtsalt ise normaalne inimene nagu. Ja sellest juba piisab. Jaa. Et see võib-olla teeb nagu lihtsamaks kogu seda müra, mis kõik peaks olema, missugune hea ema peaks olema. Ole normaalne inimene. Vaat, see on hea point, ma ka vist mõtlen sellele, et milline inimene ma tahan olla ka siis, kui ma olen nendega koos. Et üks asi, sa võid näidata siin panna ilusti riidesse, olla siin ja rääkida hästi tarka juttu, aga päriselt, milline sa kodus oled? Milline sa oled siis, kui sa üksi oled? Ja kuidas sa käitud oma kõige lähedasemate inimestega? Et see on see päriselt, kes sa oled. Ja sellega saab ka tööd teha. Ja ma mõtlengi, et minu jaoks on selline hästi, ma arvan, aktiivne elustiil ja millega ma olen tegelikult ka teinud tööd on see, et samal ajal olla ise ka hästi hetkes, kui ma olen nende kodus võtta rahulikult, mida mina pean õppima ka, sest mul on kogu aeg järgmine asi, ma tahan seda teha, aga samas ma ei taha seda neile kaasa anda ka. Niimoodi selles, et kui me oleme kodus, siis võiks olla ka seda lihtsalt olemise aega. Ühesõnaga. Ja mulle tundub, et tegelikult ma ei tee üldse mingeid selliseid keerulisi nagu asju. Et täpselt elad nii, nagu sa tegelikult tahaks. Kui enda väärtustele vastavalt siis see kuidagi nagu... See kandub edasi. Jah. Ja, aga mulle need vestlused meeldivad. Ja see on ka üks põhjus, miks ma ütlesin, et mina suure tõenäosusega enam lapsi ei taha saada, sest need vestlused, mis praegu on 7 ja 5 aastasega, need järjest arenevad edasi, järjest põnevamad asjad. Ja kui sa hoiad seda vundamenti, et nad on harjunud sinuga rääkima, nad on harjunud sinuga jagama, siis ma nagu väga loodan, et see ka jätkub. Ja üks eesmärk, keegi mult kuskil küsis, et mis on sinu eesmärk lastega seoses või? Ei, mis on 5 aasta eesmärk? Ühel vestlusõhtul, ühesõnaga. Ja minu, või 10 aasta eesmärk, ja minu 10 aasta eesmärk emadusega seoses on see, et nad 10 aasta pärast tahaks ka minu koos reisida. Et hoida seda suhet seal, et nad ütlevad, et teeme selle korra aastas, käime 3 kesi, et see on nagu see meie aeg, see meie avastamine, meie kogemine koos on ju. Mis on, ma ka kohe alguses selle küsimuse peale, et millel on hea ema, ma korraks mõtlesin selle peale, et ma arvan, et seal on palju tahke ja see ei ole nagu ainus vastus, aga mu esimene mõte, mis mu pähe tuli, oli see, et ideaalis tahaks olla selline inimene, kelle juurde ta julgeb tulla. Et niikuinii mingitest asjadeks ei saa olla valmis, ei saa ette näha, ei saa kaitsesta ja nii edasi, aga mulle tundub see üks nagu
ma ei taha nagu, et noh, kõige suurem väärtus, ma ei oska vist nii, ma ei ole seda nii läbi mõelnud, aga kuidagi üks suur oluline osa, et kas ta teab, et saab tulla, mis eeldab seda, et ma suudan oma emotsioone reguleerida ise, ma suudan mingite teemadega nagu olla siis reaalselt kaasas, avatud, turvaline, nii et ma ei naeruväärista, ma ei alanda, ma ei häbista, ma ei keela, et noh, jälle, et piir peab seadma, seda muidugi, aga just nagu mingite vestluste mõttes nagu. Täiega, see on minu teema ka, et kui ta on kuskil 16 aastat kuskil klubis ja mingi jama on, ta julgeb helistada ja ta teab, et ma ei anna nii-öelda nagu hinnangut, jah, me võime hiljem sellest rääkida, aga ma nagu kohe reaktsioon ei ole see, et oh my god, mis tegid nagu, et ja põnev, siis ma hakkasin kohe igatsema oma lapsi. ma olen mõelnud ka selle peale näiteks traumade puhul päris palju ka räägitakse sellest, et noh, üks asi on see traumaatiline sündmus, mis juhtub, aga päris oluline on see, et mis see nagu... Et vahel näiteks see, et see asi juhtus, ei ole isegi nii traumaatiline kui võrd see, et aga mul ei olnud sellest kellelegi võimalik rääkida. Et mul ei olnud seda, et tegelikult traumaatiline on see, et ma olin täiesti üksi, siis ainult lahendatud, see jäi minu sisse, mul ei olnud ühtegi sellist turvalist nagu täiskasvanud näiteks või turvalist inimest, kelle juurde minna. Et kuidagi seda ei tahaks. Et jah. Nõus. Raske on igas olukorras rahulikuks jääda. Muidugi. See on täiesti. See ei ole ka tegelikult ju eesmärk. Või noh, ma saan sellest aru, et ideaalis tahaks olla siuke super zen igas olukorras, aga täiesti ebarealistlik, täiesti noh. Ja noh, siin tuleb ju, vist minust oli mingi... kas äkki see, ma siis korraks võtan ise, et näiteks, et kuidas anda laps tänapäeva maailma kätte, see tundub nii suur samm ja noh, et üldse ma arvan, see lahtilaskmise teema on, ma arvan, väga suur ja ma arvan, võib-olla üks keerulisemaid asju üldse, et kuidas nagu noh, ma mõtlen, et see rahulikuks jäämise juurest, noh, kuidas ma siia jõudsin, on ju, et see on ju nii, ma arvan, element, noh, kuidagi nagu seest tulenev või kuidagi nagu nii sisse ehitatud, et tahaks, et need lapsed oleksid sellised kaitstud mullikiles, et neil kunagi ei oleks paha, raske, valus, nad ei peaks nägema meid kuidagi nagu ongi noh, mitte rahulikuna, mis iganes suunas see siis on ju. Et ongi see tänapäeva maailm kuidagi liiga ei teeks ja et neil oleks kogu aeg oleksid rõõmsad ja rahulolevad ja ainult head ja paremad päevad on ju, mis on ilmselt üks hullemaid asju, mis selle lapsega võib juhtuda. Ja. Et see ikka no räigelt backfire'ib ja mitte see muidugi, et noh, ma ei tea, loomulikult see keskkond võiks olla toetav ja turvaline ja mõnus, noh, ilmselgelt, aga lihtsalt see, et kui oluline on ka lapsele saada neid teistsuguseid kogemusi, näha, et emotsioonid on okeid, et emotsioone ongi erinevaid, et need lähevad üle, et mingeid raskeid asju saab nagu lahendada, et maailmas vahepeal on pettumust või vahepeal on see, et mul on raske, sest see võimaldab saada seda kogemust, et ma saan hakkama, et ma tulen toime asjadega. See annab sellist nagu enesekindlust. Ja enesekindlus ei saa kasvada, kui me oleme sellised helikopterid nende laste ümber, on ju. Nõus täiesti. Ja see rahulikuks jäämine, noh, ei olegi võimalik, sest mingi hetk on ka see, et sa oled ise võib-olla rohkem väsinud, et noh, me ei saa olla selles ideaalses olukorras ja nii oleneb, mis vanuses lapsed on ja mida nad teevad ja kui see teinekord nagu käibki lihtsalt mingi jaur nagu ja see on nii väsitav ja siis kõik see, et nagu et teed umbes ette taha kõik ära. me olime sügisel, eelmine sügises reisil ja noh, ma võtan niimoodi iga öö või igas hotellis või Airbnb's oleme 2 ööd ja siis jõudsin mingi ranna äärsesse. See pole üldse nii lahe. Seal oli 3 tuba esiteks, selline rannaäärne maja, jumala ilus maja ja kõik hästi, see pole üldse nii äge. Ja siis mul ikkagi nagu flippis ära, et nagu väiksed jõmpsikad, miks te tänulikud ei ole? Aga nemad ei suudagi mõelda selles mastaabis on ja see on okei ka ärrituda. Küsimus on sellega, et kuidas sa
minu arust pärast ka sellest lapsega räägid, et mina olen ka vihastanud, nemad on vihastanud, me oleme ka karjunud, et nüüd me oleme selle kokkuleppe teinud, et ma saan aru ka seda, et noh, kui mina karjun, siis ma ei saa eeldada neid, et palun, aga teie ärge karjuge, et näidata, et kuidas olukordi on ka võimalik lahendada siis, et ja mulle meeldib see mõte, mis saadab, et iga emotsioon või tunne on okei, aga iga käitumine ei ole. Ja just. Et see on nagu see oluline asi neile kaasa anda, et sa võid tunda seda, aga no see viha ei ole halb asi, aga see, kui sa lööd selle viha pärast, see on halb asi. Just. Nii et okei on, ei peagi igaks oluliseks jääma, aga lastele peab ka selgitama, et kui sa ärritud minu arust, et miks sa ärritusid või mis asi see oli praegu, nii palju kui on see võimalik on ja arutada seda koos. Et ma saan aru, et näiteks minu laste jaoks väga suur trigger on see, kui mina hakkan nutma. Nad ei taha see on see, et ma ei kasuta seda manipulatsiooniks, kuigi vahepeal ma olen mõtelnud. Aga see mul lihtsalt nagu üks, et sa oled nii väsinud ja siis ma saan aru, ma ei jaksa vaielda, ma ei jaksa karjuda, siis sa lihtsalt hakkad nutma ja see on nende jaoks ükka löök poiste jaoks, et nad kohe tulevad ja siis, et vabandust ja see isegi, kui see ei olnud, vaid nagu nende süü otsed, vaid see kulmineerus näiteks päeva jooksul. Ja sellest on ka oluline rääkida, et mitte panna neid vastutama sinu nagu emotsioonide eest jällegi. Et see on üks huvitav teema, minu arust see on väga põnev protsess see laste, see kasvatab korralikult. Ta on ikka endale selline peegel ja selline enesearenguprogramm, on. Üks suuremaid üldse. Aga jah, ühesõnaga võib-olla läks võib-olla suureks see vastusega, aga jah, et tegelikult, et igas olukorras rahulikuks jäämine ei ole realistlik ja ei peagi olema eesmärk ja isegi see ei ole selles mõttes just kui hea asi, mitte et see peaks mingi kunstlikult, et hakkame mingisuguseid etendama mingit stsenaarium on ju, aga tegelikult on see ju väga tervislik, kui lapsed näevad nagu elu täpselt sellise, nagu nad on ja võt see kogemus, ma vahel mõtlen selle peale, kui palju probleeme jääks ära, kui me ka täiskasvanutena, kui me ei kardaks ise enda emotsioone. Et kui meil kõigil oleks see, et emotsioon on okei, me saame aru, mis see on, me saaksime aru, et see tuleb ja see läheb, et see, kuidas, et see ei tapa ära nagu ja kui palju mingit jama, mingit sõltuvusi ja asju, nii palju jama jääks olemata, on ju. Ja ma arvan, et ühele lapsele nagu see kogemus ja õpetus, jälle see, et nad õpivad ka läbi vaatlus, on ju. Näidata seda, et emotsioon on erinevaid, nendel on mingid nimed, need võivad tulla, nendega on võimalik hakkama saada, need lähevad üle, need ei ole ohtlikud. See on super väärtuslik. Jaa, aga kui see kogu aeg igas olukorras isegi väike asi trigerdab, siis on ikkagi vaja tegeleda ka. Teine äärmus jälle. Nii, küsimus. Kuidas küll mulle meeldib see küsimus. Kuidas küll kivi ajal hakkama saadi? Tänan universumit, nõudepesumasina ja pesumasina eest. Jah, meie ka ei tea, kuidas kivi ajal hakkama saadi. Et see on ikka kõik väga mugavaks. Aga kui me korraks mõtleme, et esiteks elu oli ikka hoopis teiste ootustega ka seal kivi ajal ei olnud seda, et sa pead samal ajal käima tööl ja tegelema veel 30 000 asjaga, on ju. Rollid olid oluliselt teistmoodi, neid, seda to-do-list, see oli hoopis teistsugune. Seda ei olnudki võib-olla. Seda võib-olla ei olnudki niimoodi. Sinu standard oli see, et juba kui nad enam-vähem elus püsivad, need lapsed esimesed mingi 5 aastat on juba päris hästi statistiliselt, on ju. Et ja see nõudekas ja pesumasin ka huvitav, ma ei mäleta, kust ma seda lugesin, aga tead, äkki oli see ühesõnaga, okei, ma igaks üks, ma kardan, et ma eksin pealkirjaga. Mul tuleb see raamatu kaas ja ma tean, sa tead seda raamatut, see banaanipilliga, aga okei, las ta olla. Kas 3 banaani või? See 4000 nädalat ajakasutus surelikele. Oliver Burkeman, jah. Äkki oli see, et ühesõnaga, et meil nüüd sellepärast, et meil on need nõudekad ja pesumasinad, meil on ka standardid kogu aeg tõusnud. Nüüd me peseme oma pluusi iga kord peale kasutamist. Varem me pesimegi pesukord, ma ei tea, heal juhul nädalas või 2 nädala jooksul. Mitte, et ma arvan, et see peaks nii olema, aga lihtsalt me kogu aeg nagu need samad masinad tegelikult tõstavad ka meie standardeid. Ja see on selline lõputu ratas nagu. Jah, nii, aga ma võtan selle sarnase mõtte, mis siit tuli, et emaduse juures on kõige raskem, et maja pidemise ja töö kõrval ei ole piisavalt aega laste jaoks, pluss kui julge teha aastase lapse kõrvalt tööd, tekib tunne, et peaksin ikka lapsega olema.
ma panin need ise omavaheliselt kokku, need olid erinevad inimesed, aga tundus, et just kuidagi see, et selle emaduse kõrvalt siis kogu see mingi muu elu, mingi olme ja töö ja et kuidas see toimib, on ju. Ja seda kommentaari ma olen ka lähiringkonnas ikka kuulnud, et emadus justkui ei olegi raske. Lapsed on mega toredad, et lastega on kõik hästi, aga sellest olmest on kopp ees. Olmeporr, see tuli meil mingi saates äkki Hanna-Liinaga vist. Ja mina nüüd on see minu sõna ka. Sa varastas ka kuskilt? Olmeporr, jah. Olmeporr on mõnes sõna, no just. Jah. Jah, mina näiteks tegelen selle olmeporriga niimoodi, et ma teengi palju ka lastega koos, näiteks koristame kodus ja ma olen aru saanud, et ma olen jõudnud sinna, mind aitab maanda see, kui mul on käsi kogu aeg pulsil. Ehk siis õhtuti ma võtan selle 5 minutit, ise kui ma olen väsinud, tõmbame need legod kokku, teeme nii, et hommikul, kui me tuleme alla kööki, on mõnus olla, ma panen need nõudepesumasinasse ära nõud, tõmban korra tolmuimega üle, et kogu aeg jälle see maintenance nagu, et hoiad seda kätt pulsil on ju. Et see mul nagu toimib. Ja vahel ikka mõtlen seda ka, et kui meil on üks ja sama taldrik on ju, et me peame ikkagi nagu hindama, mida ja kui palju me sinna paneme. Ja ei ole realistlik, et kui sul näiteks, ma ei tea, saad lapsed, et siis sa teed kõiki neid samu asju, mis sul varem seal taldrikus olid ja nüüd veel siis nagu neid lapsi ka on ju. Et kui sa võtad midagi juurde, siis see peab tulema millegi arvelt, alati tuleb millegi arvelt. Ja kui hästi oled sa läbi nagu mõelnud, mis mille arvelt tuleb. Ehk siis ka sealt, kui midagi võtad juurde, siis midagi peab eest ära minema. Mulle väga meeldib üks Dagmari harjutus, mis ta mulle andis. Kui mina mõtlesin, et kas paarisuhe siis mahub minu ellu või mitte. Ma ei tea üldse, mis harjutust sa mõtled praegu. Päriselt või? Ma ei mäleta, mis mul on neid erinevaid, ma ei tea, mis fantaasia mul sel hetkel oli. See taldrikuga meelde, et tõesti, et sinna ei mahu, et sa pead siis midagi ära võtma, midagi asendama, muidu see taldrik läheb katki. No minul oli lapsega esimene aasta oli nii, et ma jätkasin samas tempos, sama mahuga, kõik oli sama ja aasta pärast oli läbi põlend. See juhtubki, see taldrik läheb katki, aga sa andsid hea ülesande, et vaadata realistlikult otsa, et jah, et tundub, et no ma mahutan siis selle ära ja siis veel selle ja nii, aga mis sul juba on laual, mis kõik näiteks kohustused või ka asjad, mis sa oled valinud oma ellu, siis see, et sa saad 7-8 tundi und, siis see, et sa käid ka trennis, et ka need asjad ei kao ära näiteks suhtearvelt, korraliselt õppanud teise teemasse, aga võib-olla see aitab ka nagu emaduse puhul, et sa saad, teed sellise nagu auditi, et mis sul on, mida sa tahad, et jääks ja kas sinna mahub veel midagi juurde näiteks, et või tuleb midagi vahetada ära, on ju. Ja siis ma saingi aru, et paarisuhe minu ellu ei mahu praegu. Ja mis on vähemalt sellises klassikalises formaadis, et elame koos ja kogu aeg oleme vaba aja koos. Aga just see, et seda on nagu nii palju, et siis on need väiksed lapsed ja siis tegelikult ma peaks käima täiskohaga tööl ja siis tegelikult ma koristan ja küpsetan ja teen seda ja siis on mul veel mingid asjad, mida võib-olla nagu ongi peaks magama ja sööma ja et see lihtsalt ei olegi realistlik. Et mida sa mille vastu vahet? Ja. Nii, 2 küsimust oli veel. Kas see on normaalne, et ma tunnen pidevalt ennast ebapiisavana? Miks ma tunnen seda emana siis? Ei, see kindlasti ei ole normaalne, aga tähendab, võib-olla emaduse juures see on nagu, et naised just tunnevad, selles mõttes on see normaalne, aga see ei ole normaalne tunne, millega peab elama selles mõttes. Ja. Miks ma tunnen seda? No ikka need standardid, et see on ju võimatu nagu kõike seda hallata, et mis täpselt mis tal peaks seljas olema ja mida ta peaks sööma ja kui palju peaks, mis ta ajaga peaks tegema ja värske õhk ja ekraanid ja mänguasjad ja arendavad ja mittearendavad ja suhted ja eeskujud, ühesõnaga, et neid ootusi on nagu nii retsilt palju, mida kõike peab korraga tegema. Eks sealt see ebapiisavuse tunne tuleb ka. Ja natuke selline rolli paratamatus, ma arvan ka, et kuna see laps, tema elu sõltub küll palju meist justkui, et siis see vastutuse tunne on nagu nii suur ja seal tekibki, ma vist äkki varem seda maininud ka, aga ka natuke selline et see emadus on ju ka selline nagu arenev nagu dünaamiline roll on ju, et see emadus ju muutub koos selle lapse kasvamisega ja mulle tundub, et väga
lihtne on jääda kinni sellesse nagu mõtteviisi või? Et absoluutselt kõik selle lapse puhul sõltub minust. Et mina olen vastutav nagu absoluutselt kõige eest. Ja siis hakkab pihta, et ma ütlesin talle niimoodi, huvitav, kas ta nüüd traumatiseeritud, huvitav, nüüd ta nutab, kas ma jälle lätsin talle mingi lapsepõlve trauma, äkki nüüd, et see nagu, just oli tore olukord, jälle ma loodan, et hea sõbranna ei pahanda. Tal on väike laps ja lapsel tekkis mingi hambateema. Ja saadab mulle häälsõnumi ja kirjeldab selline siuke tundis ennast väga halvasti ja selline nagu väga ärev ja et pekki, et ma ei tea nagu, et mul on nii halb tunne ja kõik see ja ma isegi ei tea, miks ma sulle seda räägin, et mul nagu nii halb tunne, et see on mingi toitumisega võib-olla seotud ja see oli teatud toitumise teemad ka, et justkui, et see oli põhjus, miks, ühesõnaga mingi rinnapiima teema ka, ühesõnaga, et seal ta oli nagu võidelnud sellega, et see laps üldse sööks ja nüüd just kui selle söömise tõttu siis just oli mingi teine probleem on ju. No mingi siuke natuke suletud ring ja kuidagi, et et nii halb tunne, ma olen ise selle põhjustanud ja ma olen ise selle süüd ja ma isegi ei tea, miks ma seda sulle räägin, sellepärast, et mis sa nüüd mulle ütled, eks sa ütledki, et ma olen ise süüd ja sellepärast, et siin ei olegi midagi muud ja ma kuulen ja ma olen mingi, et mis, ma mäletan, ma isegi ütlesingi mingil hetkel nagu otse talle, et ma olen siuke väga lähedane, ma tean, et ta nagu võtab need asjad vastu, et kuule, et mis jumal sa oled oma arust nagu, et nüüd nagu, et sina siis reguleerid nüüd ka siis selle inimorganismi keha nagu seda, kuidas tema keha reageerib mingitele asjadele nagu sinna maani, et sa suudad oma et kuidas nüüd siis et see nagu see, kui suureks me oma rolli peame või oma mõju peame õigemini, et see läheb mingil hetkel veits nagu lappa minu meelest. Mul oli üks juhtum just vanema poja, kus mina ise käitsin väga nõmedalt olukorras ja siis ma vabandasin ja siis me rääkisime sellest, aga mul oli see sees mingi 2 päeva, mõtlesin, nii, siit saavad alguse tema ebatervislikud suhted, tema kiindumusstiilid, kõik asjad ja siis ma olin, ta rohkem ei toonud seda üles, et ja kui mõtlesin, okei, et aga ma sain nagu teha parima, mis ma sain, et ma adresseerisin seda teemat, et ma jätnud lihtsalt õhku, et ma ise nagu oma võib-olla ka lapse juurest mäletan mingid olukordi, et jah, olid, mida ma olen võib-olla kuidagi kaasas kandnud, aga siis ma saan aru, et aga keegi räägib mulle lahti neid olukordi, miks see nii juhtus. Ja ega ei olnudki oskust, et ma nagu ei süüdista, aga ma mõtlen praegu, et kui mina tean nagu paremini, et mis mingid olukorrad võivad tekitada, et siis võtta ja adresseerida seda, et isegi on nagu tunnistada oma lapsele, et kuule, ma käitusin valesti. Aga ühesõnaga jah, ma mõtlen, et see, et meie eriti mida suuremaks see laps saab, seal on nagu nii palju väliseid tegureid, mis ei allu sinu kontrollile. Kas või nagu see tervise näide, miks ma ta näidet tõin, on ju, et täpselt teine laps seal kõrval, temal ei juhtu mitte midagi. Sa võid teha sammu asju või hoopis mitte teistmoodi veel nagu sa võib-olla üldse ei tegele teemaga, lased täiesti, ja tal ei juhtu mitte midagi, on ju. Et seal on neid muutuvaid tegureid ja selle ema kontrolli alt väljas olevaid tegureid nii palju, aga emadus on justkui nagu sisse kirjutatud see pidev vastutuse tunne, et ma olen nagu iga selle väikese muutuse eest, see on nüüd minu pärast, on ju. Ei ole, ta on nagu siuke mini-mii, vaata, et ma tahan, et temal oleks, kõik läheks nii nagu, et ma ju tean täpselt nagu ideaalselt, see ei ole võimalik. Saame olemas olla, see on see asi, jätta see uks avatuks ja et see tekitada turvaline suhe aga see turvaline suhe tähendab ka seda, et sa lased lahti ja lased neil ise avastada. See on nagu minu arust see dilemma seal juures ka, Ja see selline nii justkui nagu paradoksaalne olukord, et ta on ju nagu olnud nagu sõna otseses mõttes osa sinust, nagu ka füüsiliselt. Aga ta on eraldiseisev inimene. Ta ei ole sina, ta ei ole sinu oma. Vaid ta on mingi eraldiseisev isiksus. See on raske. Ja kindlasti, ja. Ja selle peab teadlikult tegema tööd, Nii, aga abi küsimine. Abi küsimine, ma lihtsalt loen ette, meil on tegelikult üks küsimus, aga siin on häid mõtteid lihtsalt. Hästi palju tuli seda, et ei oska küsida, abi küsin ainult mehelt, ei julge küsida, kardan tõrjumist, ei ütlemist, ei taha koormaks olla. Täiesti mõistan seda, ma ei tea, kuidas sinul on. Minul on
ma loen ühe viimasega ette, millega ma väga suhestusin. Ma küsin vahel nõu, aga mitte kunagi abi. Seda viimast heidetakse mulle tihti kodus ette. Ma ei taha abi küsides tekitada kellelegi lisategevusi või olla tüliks. Mulle näib lihtsam, kui ma teen asjad ise ära. Täpselt see, mina ka, ma ei taha abi küsides tekitada kellegile lisategevusi ja selliseid lisakohustusi ja meil just oli arutelu, et minul, kui ma olen näiteks pikalt mingis hotellis 4 päeva, siis vahepeal käib koristaja, ma panen alati selle märgi, et koristaja käiks. Siis kui ma vahepeal unustan ja siis ta on käinud, siis mul on nii ebamugav nagu. Mul on nagu, miks ta käis seal, ta tegelikult ei pidanud, nüüd ma tegin talle lisatööd juurde, kuigi see on tema tööd, ta saab raha sellest, aga ikkagi, et see on ju nii ebavajalik. Ja mul on sama tunne selle abi, et nõu ma võin küsida, aga ma ei taha olla tüliks nagu inimestele. Ja see tundub nii suur asi ja siis mõtlen, et ja siis nad ei saa ka ei öelda ja nad ei taha ei öelda, siis nad nagu peavad tegema seda ja kuidagi ma olen ka ikkagi halb abiküsija. Ja kui suured topelstandardid meil on sellega, et tegelikult kui palju rõõmu vahel pakub see, et me saame kellelegi midagi teha, me saame abiks olla, oh my god, ta tuli ja küsis minu abi, ta usaldab mind nii palju või et mul on üldse mingi roll näiteks või ma mäletan seal, kas äkki oli Hanna-Liina Võsaga minu mõnest saates, me ka rääkisime sellest, et hüperise seisvusest. Ja ma olen ise olnud seal ja mõtlen tagasi, et vaene mees, kes mu kõrval seal oli nagu, sest ma ei andnud talle mitte mingit rolli, ma kujutan ette, kui nagu väärtusetu ja mõttetuna ta võis ennast tunda. Sellepärast, et ma ei andnud talle isegi võimalust tunda, et on oluline nagu, et temast, et tal on mingi koht nagu. Et me võtame sellise, see on ise teen ise, et me ei lase oma lähedastel olla nagu olulised meile ja tunda seda, et neil on mingi väärtus, on ju. Et jah. Ja siin on ka küsimus, et ei küsi abi, saan kõigega hakkama, aga kas peab? Et see on ka, milleni me jõudsime, et jah, me saame muidugi, ma saan ka kõigega ise hakkama. Nagu tõesti, et ja vahepeal on isegi tekib see tunne, näed, et ma sain kõigega ise hakkama, aga kas me peame saama kõigega hakkama? Tore olukord oli, üks baariterapeut ütles need sõnad või rääkis sellest ja teema just sellest mingisugused, mingit, mõtle, mis kontekst oli, võib-olla see ei ole üldse tähtis, aga just see sõnum oli see, et tegelikult see, kui näiteks meie lähedane inimene justkui teeb meie jaoks natuke mingi ohverduse, et teeb nagu mingi asja, sest see on meile oluline. Et sageli see annabki selle tunde, et ta päriselt armastab ja päriselt nagu väga väärtustab mind. Et see, aga sageli me tahaksime, et ma ju ei küsi, ta peaks ise tahtma, see peaks ju tulema kuidagi loomulikult, ma ei taha tüliks olla, on ju. Aga see, et teistpidi just see, et kust me saame seda tunnet, et vau, ma olen päriselt oluline talle. Sageli see tuleb ikkagi sellest, et ma näen, et ta teeb meie jaoks nagu justkui mingi sammu või midagi. No mis point on, ma ei tea, tahame lilli. Okei, lilled muidu ka toredad, aga tavaliselt on ikkagi sisu, kingitustega. Tavaliselt sisu on see, et näed, sa mõtlesid mu peale ja sa tegid mingi sammu mulle mõeldes, sest sa arvasid, et see võiks mulle meeldida ja see on see, mis sageli loeb, on ju. Et tekib jäsuke loll olukord, et jah, ma abi ei küsi, saan ise, teen ise, siis tunnen ennast mega üksikuna, väärtustad, nagu, nii et mind ei väärtustata, on ju, kehv tunne on. Minul on veel see olnud, et siis on tekkinud sellega ka selline olukord, kus inimesed või ütleme ka sõbrad tegelikult ei küsi, kuidas mul päriselt läheb, sest ma saan kõige kogu aeg hakkama, vaata. Ja siis ma olen jätnud nagu selle mulje, ma saangi paljude asjadega hakkama, aga on ka mingid hetked, mis on rasked ja siis on jäänud see, et aga ta saab ju kõigega hakkama. ja paneb sellisel nagu emotsionaalselt, kui see ukse kinni nagu, et aga nagu okei, seangi ja teengi ja olengi, aga see, et kuidas mul päriselt on, seda keegi justkui ei näe, on ju. Aga sa ei näita. Ja see on huvitav, see on teema, millega ma teen ka. Minge kuulake pikemalt meie abi küsimus, julgus küsida abi Mihkel Rauaga. Ja, et kuidas tema julgeb või kas ta julgeb ka küsida. Tänaseks küsimused, mõtted otsas.
või mõtteid on tegelikult palju. Ja ma arvan ka see, need kaks teemad lähevad hästi kokku, et see emadus ja abi küsimine, et ka emadena on meil see tunne, mulle tundub, et me peame saama, meie ju saime need lapsed, ma olen nüüd ema ongi see kõikvõimas, kes suudab kõiki lohutada, kõiki rõõmsaks teha, jälle see, et ainult minust sõltub see kõik ja ka seal selles osas väga nagu mulle tundub, ei julgeta seda abi küsida. et siis sa näed nõrgana, siis sa ei saa hakkama ema. Ma olen siis tüliks ja kuidas ma küsin ja nii edasi. Ja. Aga kuidas muuta seda? Väiksed sammud, hakkad väikseid asju küsima või? Jälle oli üks huvitav vestlus, kus tuli umbes samamoodi, et näed, et väga raske on saada kedagi lapsi hoidma, et ega ei saagi väga kuskil käia midagi teha, sest lapsi pole kuhugi panna ja et siin pereliikmed küll räägivad, et alati võin tulla hoidma ja lapsed on väga toredad, aga tegelikult nad kunagi ise ei paku. Siis ma natuke mõtlesin selle peale ja siis ma mõtlesin näiteks oma elu peale. Et mul on suhteliselt tempokas asi, mul on mingi 100 000 asja, millega mulle meeldib tegeleda. Ja ega mul see graafik, mul ei ole kalendris väga palju sellist aega, kus mul lihtsalt nagu tühjus, et nüüd ei teagi, et tavaliselt ma ikka täidan ära selle kuidagi mingite toredate asjadega selle graafiku. Ja ma pean ütlema, et ma näiteks ka, et ma ei tea, sõbranna lapsi, ma hoian väga hea meelega, see on mega tore. Aga ma ei lähe ise kuidagi nagu, ja see ei ole sellepärast, et ma ei taha või mulle ei meeldi või ma mõtleks midagi halvasti või et see oleks vastumeelne. Ei. Aga kas mul tekkis et kas see peaks olema selline asi, et ma ise käin ja kuule, kas ma ikka tohin tulla, palun ma ikka tahaksin, kas ma ikka tohin tulla nagu, et ma ei tea nagu, et Issad, kas ma sain just endale Tallinnas lapse hoida praegu või? Ma pean lihtsalt küsima nagu. Muidugi. Kas on see probleem? Ma ei teadnud, sa kunagi ei küsinud. Ma ei teadnud, et see on teema, sest ma arvasin, et sul on lahendatud sellega. Ei, mul ei ole lahendatud. Ma mõtlengi neid lahendusi, et mida teha sellega, kuna kontsertgraafik on nii tihe ja mida siis teha? Sai nüüd lahendatud. Ja näed, vaata kui ilus näide, mul ei olnud õrna aimuga, sest mina teadsin, et nädal, kõik on planeeritud, kõik jookseb, ma isegi ei teadnud, et see on asi sul. Ma saan lastega suht hästi läbi, nii et super, ja vaatmisväärtust sa kasanda. Issand juba, sa saad üle niimoodi kõik teha ideaalseteks inimesteks oma professionaalsete teadmistega. Seda ma hakkangi tegema. Ma hakkan neile PowerPointe tegema. Ma olen kindlasti lemmik lapsehoidja. Nartsissism, ohvriroll, kõik. Ja. Aitäh teie küsimuste ja mõtete eest ja juba varsti saate jälle küsida, jälle jagada oma mõtteid ja seniks minge kuulake eelmisi osasid ja varsti tulevad juba uued osad. Tšau! Tšau! Aitäh, et kuulasid ja vaatasid meie taskuhäälingut. Kui sul on mõtteid, küsimusi, lugusid, mida tahad meiega jagada, siis kirjuta lasetiigertuppa@gmail.com.